teeme nii, aga nüüd see svingtants siis. Tere hommikust, Katariina, tere hommikust, Johannes. Tere hommikust. Mis ajast teie juba tegelete selle tantsuga? Mina alustasin sügisel 2014 ja tegelikult isegi natukene varem. Minu esimene kokkupuude Tallinn Swing Dance Society'ga oli suvepäevadel, selline üritus oli korraldatud ja seal ma väga imestasin, et on nii palju inimesi erinevas vanuses ja erinevates kehavormides ja kõik tantsivad ja kõik on rõõmsad ja see oli väga võluv ja siis alustasingi septembrist juba tantsima ja siiamaani tantsin ja ma ei kujuta ette enda ühtegi päeva ilma tantsuta. Ilma tantsimiseta, no vot. Sina? No, natukene enne Katariinat sai alustatud ja sattusin täiesti juhuslikult enda esimesse tundi ja swing-muusika rütmid kohe sobisid minu keha liigutama panemiseks, nii et siin ma olen. Väga tore. Mis see swing-tantsu selline kõige raskem hetk on? Me rääksime hommiku pannkookidest juba, see on üks element sellest tantsust. Mis see on? No jah, pannkook on lihtsalt üks üks keerulisematest nagu akrobaatilistest tõstetest. Aha, sellest nii alusta. Jah, sellest. Palun. Jah, ise ei ole ma seda veel proovinud, pole sinna maani jõudnud, aga kuidas sa kirjeldad, kuidas see pannkook välja näeb siis? Noh, juht põhimõtteliselt viskab enda partneri õhku ja siis... Partner katsub maanduda. Jah, partner teeb õhus tiiru ja siis mingi hetk maandumine tuleb. See on muidugi pöörane. Kas see ongi see osa, mis teile selle swing-tantsu juures meeldib, et on akrobaatika või see on miski muu, mis köidab? No see on, akrobaatika muidugi meeldib paljudele, aga tegelikult mis köidab on see sotsiaalne pool. Ehk siis me pigem tundides keskendume just juhtimisele, järgimisele ja asjadele, mida kõik saavad kaasa teha. Ja just see juhtimine ja järgimine, ma arvan, tegelikult ongi see kõige keerulisem, et partnerid saaksid üksteisest aru, et mis nagu toimub ja mis tuleb edasi. No me saame saatejuhtimisel väga hästi teine teisest aru, ma ei tea, kuidas tantsime ise ka. Ärme veel muusikat pane, aga natukene võiks juba õppima asuda kergema mingi põhisammud, jah? Nii. Ja, et ma arvan, et alustamegi kõige lihtsamast sammust, mida me seal tunnis teeme, et tavaliselt kõigepealt kiiresti kehahoiakust, et selg on sirge, puusas on väike nurk, põlved on pehmed, keharaskus on ees, nii et kannad on siuksed mõnusad vabad. Ikka veel ei kuku. Ja, et nagu siuke peaaegu, aga mitte päris. Ja siis meil tuleb igal löögil siuke väike mõnus õtsumine, siuke alla, bounce igal löögil. Ja siis me hakkamegi vahetama keharaskust. Kallad nagu kerkivad vahepeal natuke. Ja, see on väga okei. Ja paremale ja vasakule. Ja üks jalg, teine jalg. Üks jalg, teine jalg. Vuupa, vuupa, vuupa. Näe, sellega me saame hakkama. See juba tuleb. See ongi see põhiosa. See on öelda see aeglane samm. Nii, see sobib meile. Ja nüüd enne seda me lisame ka 2 kiiret sammu. Juhil on see vasakust jalast, järgil on paremast jalast. On see parem jalg, ma selle üle. See on minu poolsem jalg. Ja, et kõigepealt siis nagu kiire, aeglane, aeglane, kiire, aeglane, aeglane, kiire, aeglane, aeglane, kiire, aeglane, aeglane, täpselt nii. Ise sa oled peotantsu teinud. Mitte swingi. Ma korraks tuli nagu ruutrumba meelde sammu liikumisega. Sarrane. Tegelikult see suund ei olegi nii väga oluline, lihtsalt see rütm, et kiire, aeglane, aeglane, kiire, aeglane, aeglane, kiire, aeglane, aeglane. Igal löögil siis mõnus bounce on sees ja see samm ka nii, aga siis kiiresti ka hoiakust. Et juht on tavaliselt siis vasakul pool, ma panen enda käe partnerile selja peale. Nii, ja mina panen omaga. Nii, altpoolt. Ja järgi juhendab enda kätt alustades siis küünarnuki piirkonnast kuni sõrmedeni. Ja sõrmed jäävad tahapoole. Üla taha. Üla taha. Ja siis me saame mõnusa rütmi koos. Oota, koos. Alla. Ja siis välimistest jalgadest nii-öelda, juht vasakust, järgi paremast. Alustame kiire, aeglane. Tahapoole. Ja 5, 6, 7 ja kiire, aeglane, aeglane. Ma panin. Aeglane. Kiire, aeglane, aeglane. Kiire, aeglane, aeglane. Aeglane, aeglane. Nüüd võib juba vist muusikaga panna. Jaa. Täpselt nii, nüüd ainult muusika ongi puudu. Kuulame, mis rütmi. Praegu sama. 5, 6, 7 ja kiire, aeglane, aeglane. Kiire, aeglane, aeglane.
aeglane, aeglane, kiire, kiire, aeglane, kiire, kiire, aeglane. Oota, mulle meeldib hoopis see samm, mis vahepeal on. see oli lihtsam. Seda saab teha ka. See on väga hea samm. Aga kõige olulisem ongi just keha liikumine ja need sammud ongi teisejärgulised niikuinii. Kuule, kui sagedasti te tantsite? Aitäh! Keskmiselt iga päev. Keskmiselt. Keha liigutatud. Paar päeva vahele, aga kui rääkida, siis et kui teid huvitab, siis veel, siis laupäeval meil on just Pidurnõmme kultuurikeskuses, kus saab proovid uuesti. Kas sinna tulevad kõik need, kes oskavad juba või sellised nagu meie ka, et loevad oma kiire, aeglane ja ikka läheb sassi, silmad vaatavad lakke ja... Sinna alguses kella 7 on oodatud ka need, kes esimest korda üldse asjast kuulevad, näevad, siis me näitame paar sammu neile ja peale seda juba tulevad ka need, kes on varem võib-olla paar sammu teinud. Ja see on kusjuures juba 20. pidu Nõmme kultuurikeskuses ja tuleb üks Leedu väga äge bänd Shrinks Band ja Anna laulab neile kaasa. Koos Airi Albega. Anna laulab meile tänases saates ka veel suur aitäh, et te tulite ja palju tantsurõõmu teile. Aitäh! Aga nüüd saatest Osoon.